Tšau! Täna ootab mind ees Milano päev. Juhtub vist nii, et mul on välja kujunemas mingi igakuine traditsioon Milanos käia korras. Et kes on vaadanud minu videot, kus ma rääkisin eneseväljendusest, siis seal ma räägin sellest, kuidas ma leidsin ühe ägeda esoteerika poe sealt. Et saan jälle seal natuke kolamas käia. Aga mul on ka tähtis jutt teile. Et järjekordselt täna hommikul panin tähele, kui tähtis on näha ja märgata meie ümber igasuguseid märke ja sõnumeid. Et siin ükskord oli meil ka selline oraakli sõnumikaart, et message in the bottle. Et panna tähele, kui palju meid juhitakse ja et me ei ole üksi. Ja et me ei ole üksi mitte selles mõttes, et nüüd kedagi hirmutada, et mingid tondid ja mis vaimud siin ümberringi on. Aga tegelikult isegi kui võib-olla sa täna veel tähele ei pane, siis igal inimesel on, igal hengel on oma saatjad ja toetajad ja kaitsjad, kes tahavad suhelda. Nii hirmsasti tahavad suhelda. Aga meie võib-olla igapäevaelus ei pane tähelegi seda, neid märke. Kui sa leiad kas midagi laulusõnadest midagi või mingi numbrikombinatsiooni või mingi pildikese või sümboli, et kõik need võivad midagi tähendada sinu jaoks. Anda õiget suunda, kinnitust, vastuväidet. Ja samuti ei tähenda see kindlasti seda, et sa saaksid vastutuse kellelegi teisele anda. Mingi, ma ei tea, kaitseingel ütles mulle, et tee niimoodi. Et see on lihtsalt tiimitöö. Sul on igavene suur tiim ümber, kes sind toetab ja aitab. Lihtsalt küsi ja nad aitavad. Kui ei küsi, siis teil ei ole seda võimalik teha. Nii et julgege küsida ja soovida. Et tiimitöö, nii nagu korporatsioonis ikka tehakse meile selgeks, et tiimitöö siis tegelikult ongi nii.